Kindlasti olete vaadanud saadet Laulud tähtedega. Täna on meil stuudios külas üks finalistidest, nimelt Tartu abilinnapea härra Margus Hanson. Tere õhtust! Tere! Rääkige, kuidas teie üldse sinna saatesse sattusite? Istusin mina oma töölaua taga, vaatasin meile ja seal meilide hulgas oli saate tegijate poolt saadetud meil ettepanekuga kandideerida. Ja siis ma kõigepealt nagu ei uskunud seda, mõtlesin, et seal on mingi eksitus toimunud, aga see oli siiski mulle suunatud. Ja siis ma tükk aega mõtlesin. Käisin ka Tallinnas kohtumas saate tegijatega ja kui nad siiski leidsid, et ma võiksin osaneda, siis ma tegin selle otsuse. Ja kaua teil selle otsuse langetamiseks aega kulus? Ikka mõned päevad olid. Alguses ma ausalt öeldes viskasin isegi selle mõtte korraks peast. Aga siis ta tuli mulle tagasi pähe. Ja siis niimoodi see läks jah, et see otsus siis, kui sai juba tehtud, siis oli see kindel. Ja mida teie lähedased arvasid, kui te neile teatasite sellest osavõttu ideest? Nad olid suhteliselt üllatunud, aga eks nad teadsid ka, et ma laulda ehk oskan, kodus olen ka kitarrisaatel viimasel ajal võib-olla vähem, aga siin mõned aastad tagasi rohkem laulnud. Ja noores põlveski ansambel Rentablusega laulnud, nii et see ei olnud päris ootamatu ettepanek ja seetõttu võib-olla see minu nõustumine ei tulnud ka kellelegi väga suure üllatusena. Et pigem võib-olla sellel hetkel, kuna selle ettepaneku tegemine oli üllatus. Ja millised emotsioonid teid peale esimest saadet valdasid? Kes see nüüd enam mäletab? Nii palju saateid on vahel olnud, et mis emotsioonid pärast millist konkreetset saadet olid, aga ma arvan, et esimene saade oli muidugi selles mõttes kõige huvitavam, et esimene saade, esimene kokkupuutumine sellise saate tegemisega, kõik oli uus ja huvitav. Hiljem on juba teatud rutiin tekkinud, huvitav on jätkuvalt. Aga peale esimest saadet, ma ei tea, võib-olla see emotsioon oli, et kuna esimest saates ka ju keegi välja ei kukkunud, ja ettevalmistusaeg esimeseks saateks ausalt öeldes jäi ka tiba lühikeseks, kuna ma olin just 2 nädalat enne seda pikemal komandeeringul. Nii et mul see esimene emotsioon võis olla see, et täitsa huvitav ja võiks edasi saada ka järgmine kord, et jätkata nagu päris läbi mitme saate. Teie laulupartner on Tanja Mihhailova. Kuidas teil temaga läbi saamine on ja kas te otsustate lauludele koos või kuidas teil see koostöö sujub? Läbi saamine on väga hea ja koos otsustame ka, aga tema on siiski professionaal ja mina usaldan tema arvamust küllaltki palju. Ja kuna ta on selle ala inimene, siis tal on rohkem aega ka kuulata lugusid ja ta teeb ettepanekuid ja siis me koos arutame need ettepanekud läbi ja väga tihti on tema ettepanek, ka esimene ettepanek olnud kõige parem ettepanek ja nagu aeg on näidanud ja elu on näidanud, on ka edu toonud. Ja. Aga kuidas teil läbisaamine oma kaasvõistlejatega on olnud siiamaani? No meil on üldse väga hea seltskond ja kõigi lauljatega, kes on tulenevalt selle saate formaadist pidanud lahkuma siit saatest juba alates teisest saatest ju oli üks paar see, kes välja hääletati. Aga kõigiga on väga head suhted ja väga hea läbisaamine siiamaani ja kui selle saate juures midagi negatiivset on, siis see ongi just see, et keegi peab lahkuma. Et me oleme nagu seal lava taga omavahel arutanud, et see on väga karm formaat. Ja kuidas te siiani ise oma esinemistega rahul olete olnud, et ilmselt vaatajatele meeldib, et nad teid nii kaugele näidanud? Jah, ma tahaks vaatajaid väga tänada selle tunnustuse eest ja selle eest, et meie tegemised ka neile korda lähevad, et nad tõepoolest on meid nii kaugele hääletanud. Aga jah, mõni esinemine on rohkem rahuldust pakkunud kui mõni teine, et tegelikult nii nagu eluski mööda Ameerika mägesid. Et tegelikult oli kindel soov ikkagi
ikkagi midagi niisugust südamelähedast ja suurt ära teha ja ühes saates see ka õnnestus. Meil on väga ilus töötlus, mida me nüüd ka lõpusaates täna õhtul laulame. Põgeneva laps, tuntud laul juba aastakümnete tagusest Eesti väga populaarsest filmist Viimne reliikvia. Ja samuti samasse saatesse sattus ka küll valikuna ühest listist Frank Sinatra poolt kuulsaks lauldud New York, New York, mida ma niimoodi kitarrisaatel kodus vaikselt olen ikka tinistanud ja seetõttu oligi suur soov seda koos tantsutüdrukutega kabareevormis ka suurel laval esitada ja see õnnestus. Mis te arvate, mis teie edu siiamaani on taganud? Mis on, ütleme, teie duo stiilis, mis, ütleme, vaatajate peale läheb digierilist? Seda tuleks vaatajate käest küsida, ma ei oskagi öelda. Võib-olla me oleme nii erinevad. Taani on hästi, ta on lavale sündinud, loodud. Ta oskab hästi laulda, tantsida, on väga atraktiivne ja võib-olla mina olen siis niisugune kohaliku omavalitsuse töötaja, vaikne ja tasane. Ja milliste tunnetega te finaalile vastu lähete? No jah, viimane saade ja nüüd tuleb anda siis veel see viimane endastki, aga kaotama me ei lähe. Me läheme ikkagi tegema seda, mida me suudame ja edaspidine on siis juba vaataja ja hindaja otsustada, et kas meie või Artur ja Lenna. Te olete ajakirjanduses lubanud oma vastastele karmi võistlust, et kas te võite saladuskattel natuke paljastada, et mis meid täna õhtul ootab? No ootab meie poolt 3 laulu, nii nagu ka Artur ja Lenna poolt. Üks laul on siis juba varem kõlanud, see on siis Põgeneva laps. Seda me teeme veel paremini, kui me tegime selle eelmine kord. Siis on isamaaline laul. Ettekandele tuleb Isamaa ilu hoieldes ja kasutame ka, on meil meeldiv võimalus kasutada koori, see laul on niisugune, kus tegelikult ilma koorita võib-olla ei kõlakski ta poolt nii hästi. Ja kuna tegemist on saatega, kus tuleb ka ette esitamisele partneri hitt või tema nii-öelda lugu, tema muusikalisest minevikust, siis me oleme võtnud selleks Nightlight duo Another Country Song, mis oli vist 8 aastat tagasi Eesti Eurolaulu võistlusel teise koha laul. Ja see on niisugune kiirem ja ägedam ja me oleme seda natuke ka töödelnud, nii et ma loodan, et on päris huvitav. Ja lõpetuseks tahaks teie käest küsida, et kas mõni muusikamänedžer ei ole teile tulnud pakkuma, et teil oleks võimalus salvestada oma plaat, alustada oma muusikakarjääri? Ma olen kogu aeg telefoni juures ja ootan seda juba, aga kui tõsisemalt rääkida, siis tegelikult sügisel ma väikese plaadi sõpradele ja tuttavatele kinkimiseks ka tegin. Nii et see oleks siis juba teine plaat. Aga kes teab? Võib-olla kui taas elu normaalsesse rütmi tagasi läheb ja see tundub aega üle jäävat, siis võib ju selle peale mõelda. Ja samas, kas see saate kuidagi teie linnajuhtimise ülesandid on ka seganud või? No eks muidugi aega on selle saate peale läinud ja kuna põhiliselt peab olema nii ettevalmistusperioodil teatud päevadel, mis on tööpäevad ka Tallinnas, siis ma olen puhkust võtnud ja seetõttu linnajuhtimise asjadest ka natukene eemal olnud, aga interneti kaudu kogu aeg ka nendel päevadel ennast kursis hoidnud ja siinkohal ongi meeldiv võimalus tänada kõiki kolleege, kes võib-olla on saanud natuke suurema koormuse. Samas võib-olla teinekord on see isegi eriti alluvate puhul hea, et nad saavad rohkem otsustamisjulgust nüüd harjutada, kui ülemus iga hetk ei ole oma heade, aga teinekord ka võib-olla mitte päris heade mõtetega juures. Aga suur aitäh teile saatesse tulemast ja hästi palju edu finaalis ja meie läheme siit nüüd oma saatega edasi.